Tallinnas Õismäel Paldiski maanteel otse kardiraja kõrval kondasid õhtupoolikul 2 metskitse. Autojuht ei pannud ilmselt hämaras loomi tähele ja metsaasukad said tunda pleikikolaka rammu. Vigastatud loomad tuigerdasid oimetult teepervele ja vajusid siis jõuetult kokku. Autojuht jätkas aga rahumeeli oma sõitu. Nii paraku on Eestis kombeks. Vigastatud kitsed jäid silma tänavapuhastusmasina juhile. Loomakesed lebasid kenasti külg külje kõrval. Alguses tundus, et mõlemad on surnud. Veokijuht andis asjast loomade varjupaigale teada. Varjupaiga töötaja imestuseks oli aga noor sokupoiss täiesti elus. Tema kaasal paraku nii hästi ei läinud. Hommikul oli ta täiesti jalul ja kepsutas ringi. Tundub, et esimest paremat jalga natukene hoidis, aga kas on luumurd või on lihtsalt põrutus, see selgub siis juba Keilas. Rein Kikerpill puutub tihti kokku auto alla jäänud loomadega. Metskitse pole aga varem varjupaika toodud. Kitsepaari piinlema jätnud autojuhi peale ta väga vihane ei olegi. Eestis on see kurb lugu, et ega õhtusel ja öisel ajal ei olegi nagu õieti kuhugi pöörduda nende vigastatud metsloomadega. Siis ongi selline, mõnes mõttes peataolek. Üks telefon juhatab teise telefoni juurde, kes juhatab kolmanda telefoni juurde. Varjupaigas öö üle elanud metsaasukas toimetati kohe hommikul arstile. Ennem tehti muidugi rahustav süst. Kitsed taluvad transporti väga halvasti ja närvi minnes võivad endale viga teha. Täna läheb ta siit küll meie juurest edasi Keilasse, kus ta paigutatakse Keila loomakliinikusse, aga olgem ausad, et ega see loomakliiniku tagaruum ei ole ka metslooma hoidmiseks kõige parem koht. Põhja-Eestis selline metsloomade keskus üleüldse puudub. Eesti Vabariik pole veel suutnud nõuetele vastavaid lemmikloomade varjupaiku luua, metsloomade taastuskeskusest rääkimata. Kuidas aga peaks üks korralik kodanik käituma, kui juhtub õnnetus metsloomaga? Metsloomaga juhtunud õnnetuse puhul ei tohiks kindlasti jätta seda looma sinna üksinda vaevlema ja ei tohiks välja näidata oma ükskõiksust, et lihtsalt minema sõita, vaid helistada samamoodi 1313, see on tegelikult universaalne number kõikvõimalike loodus- ja keskkonna asjadest teatamiseks ja siis seal juba leitakse see, kes siis selle loomaga tegeleb. Tõsi küll, alati ja väga paljudel juhtudel just liiklusõnnetustes ei tähenda see seda, et seda looma hakatakse ravima, sellepärast et eriti just suurte loomadega meil juhtubki enamus selliseid õnnetusi, kus loom saab tõsiselt vigastada. Ei ole võimalik enam seda looma ravida ja siis tegeleb selle loomaga kohalik jahiselt, sellepärast et kõige tähtsam on see, et see loom ei jääks sinna tee äärde vaevlema. Jahimeeste seltsid teadupärast on vabatahtlikud ühendused, need inimesed käivad normaalsel ajal tööl ja jahimeeste seltsidel ei ole mitte mingit kohustust selle looma juurde tõtata, mis tähendab seda, et looma juurde jõutakse võib-olla 3 päeva pärast. Ma ei tea, kas on selliseid juhtumeid teada, et minu teada ei ole need asjad nõnda moodi kaua aega võtnud ja jahimeeste seltsidel on põhimõtteliselt selline käitumisjuhend olemas, kuidas käituda. Aga ma ei saa välistada, et kuskil ka probleeme ei ole sellega. Ilmselt leiavad paljud inimesed, et metsloomadega pole mõtet üldse jamada. Huvitav, milline on aga Eesti riigi seisukoht? Väga palju sõltub sellest asjaolust, kus loom leitakse, et kas ta on maantee peal, kas ta on näiteks teeliikluses viga saanud või ta on kuskil mujal. Lõppude lõpuks mängib natukene rolli ka see, et kas ta on meil jahiloom või on ta meil hoopis kaitsealune liik. Sellel kitsekesel vedas aga hullu moodi. Loomaarst Sven Müürsepp ei leidnud talle ühtegi luumurdu. Pähe oli ta siiski kõva litaka saanud ja sellest andsid aimu punased silmavalged.
Sven reeglina kergekäelselt loomi hukkama ei kipu ning hakkas ta ka sokupoissi turgutama. Loom pidas end tilguti all kenasti üleval, aga õhtul muutus juba närviliseks. Sveni arvates võis selle loomaga juba vabaks lasta ning kutsus keskkonnaspetsialisti kohale. See on tõesti ime, et harilikult nad on ikkagi väga sellises stressialdis loomad ja väga õrna hingeeluga. Ja arvata võib, et see pool päeva või peaaegu terve päev kanüüli all olemist aitas teda. Tiidutööks ongi loomade loodusesse tagasi toimetamine. Selle sokuhakatise otsustas ta vabaks lasta Saku lähistel. Koht oli suurtest teedest eemal, põlluäärne metsatukk oli ka metsaasukale kosumiseks igati sobilik paik. Kui mitmes metskits on, mida sa aitad? Ei oskagi öelda, see on neid ikka, tallekis on olnud neid, kelle ema maha jätnud, aga suurem osa on ikka kõik olnud sellised, kes on ära surnud. Et nad ei ela üle? Ei ela üle seda. Kas nad saavad väikse löögi, siis nad võivad jääda kas tagumine ots arvatuks või esimene ots arvatuks, nii et väga õrnad loomad. Kitsepoiss aga ei kavatsenudki liikuma hakata. Käega katsutav vabadus ei läinud talle üldse korda ja isegi pärast jalgade lahtisidumist lebas ta rahulikult tekil edasi. Nüüd tuli juba peenemad võtted kasutusele võtta. Koibade mudimine paraku tulemust ei andnud ja loomake tuli püsti aidata. Jalgu ta aga alla ei võtnud. Riigi seisukoht on see, et ulukitega ei tasuks üldse jännata. Mis sina arvad? Mina arvan, et peab jändama, sest et eks me kõigis nende juhtumites oleme ise ka kaudselt süüdi. Loomake otsustati lõpuks hoopis üles põllule viia, et ehk läheb ta maha rahunedes siiski liikvele. Korraga käis aga kitsekesest värin läbi ja sokuhakatis ärkas justkui ellu. Instinktid taastusid ja nüüd oli vaja juba kiiresti inimesest eemale saada. Metsaveerel jäi uhke loom veel viivuks seisma ja justkui tänades viskas viimase pilgu oma päästjaile. Seejärel tõttas ta aga juba kaitsvate okste varju ja läinud ta oligi. Tore on vahest mõnda lugu niimoodi ka lõpetada, et jahiulukitel, eriti kitsedel just nii hästi ei lähe, kui nad on autoga kokku põrganud. Eesti riigi ametlik seisukoht on see, et mets loomi, eriti just jahiulukeid, ei pea üldse aitama. Mina arvan jälle teistmoodi. Kui inimene on talle viga teinud, siis inimene peab ka teda aitama ja see tundub igati normaalne.